Tšau, mis teed? Ma pidin sinuga mängima tulema. Väga hea. Noh, lähme edasi. Kus sul siin need jalanõud panna saab? Siia. Ma kuulsin, et sa laulsid ühte laulu. Mis laulu sa laulsid? Lasteaialaulu. Tõsi ka või? Jah. Igast väikesest võsust sirgub kortpuu, tema juured on sügaval mullas, vajab toitu ja kastet, ootel tasu, nii sirgub ta päikese kullas. Lehtede sahinal, okaste krabinal kasvame võsuke suureks. Painut alatvada. Mis sa arvad, kui ehitaks äkki hoopis lasteaeda? Või noh, tegelikult ma ju ei tea, kuidas lasteaeda ehitada, sest ma ei ole lasteaias kunagi käinud. Äkki sa räägid mulle, mis koht see lasteaed on ja mis seal tegema peaks, et seal lõbus oleks? Kasvatajad ja paneks lapsi tüttu ja ostaksid mänguasju juurde. Lähme vaatame, mis teised lapsed arvavad. Õues käia, siis on vahva. Mängida igal, käia jalutamas. Mängida teistega kõikidega koos ja et sul lõbus oleks sõpradega, kellega sa kogu aeg mängid ja külas käid. Kui emme ja esi on tööd, siis sa saad lasteaeda minna, sest lasteaias on siuke koht, kus on ronilad ja igasugused ronimiskohad õues. Et toes on mänguasjad, nii kaua oled lasteaias, kui emmel ja isil töö läbi saab. Siuke koht, kus lapsed õpivad ja magavad, söövad ja käivad ronnimas ronnile peal. Seal, kus saab sõpradega olla, seal, kus on lõbus olla. On koht, kus lapsed mängivad ja meisterdavad. Lasteaed on siuke koht, kus saab mängida ja õppida. Kuhu vanemad viivad lapsed päevaks. Rattaga sõita, mängida, palli mängida ja ronida. Selline koht, kus õpetatakse sind. Ma ütlesin Sõpradega mängida. see, kus lapsed käivad, kui vanemad tööl on. See koht, kus lapsi kasvatatakse. Mängida sõpradega. Ma ei tea, mis koht on lasteaed. Ja seal, kus saab mängida. Magada ja mängida õues. Ja ronida. Õppimiskoht. Näe, vaata, mis ma leidsin. Näed. See on loom. Mis sa arvad, kui su õpetaja oleks loom, siis mis loom tema oleks? koer. Sest koer on nunnu. Okei, aga huvitav, mis teised lapsed selle kohta ütleksid? Lähme vaatame, mis teised lapsed sellest arvavad. Ta on kass, sest ta on pehme ja armas. Karu. Zebra. Ja miks? Nad on nunnuid. Näiteks ta oleks nagu kassi moodi. Koala, sest ta on väga armas. Koer. Näiteks ahv, kuna mõned ahvid on väga targad. Kunn. Sellepärast, sest keegi nullis. Öökull. Sest öökullid on targad. Kass, kuna ta on kaval nagu kass ja on vaikne. Ta võib olla leopard, sellepärast, et tal on pikad jalad. Tal on nii
vaikne hääl. Lõvi. Miks? Sellepärast lõvi on loomade kuningas. Karu, sest karudad on lahedad ja hirmsad. Sabapistik või? Sabapistik ja miks sa nii arvad, mille pärast? Sest ta on kõige kiirem. Kas sellepärast ta räägib nii vaikselt? Elevant. Miks? Kuna Kristale meeldib elevant. Siis ta on ise ka elevant või? No tahaks, aga noh. Mis koht see üldse on, mida me ehitame praegu? Lasteaed. Aga täpsemalt, mis koht lasteaias? Kus saab sõpradega mängida ja õppida tarkusi. Okei, aga mis üldse on sinu lemmikkoht lasteaias? Väikeste rühm. Aga miks? Sest seal ma saan väikeseid lapsi õpetada. Ahah, aga huvitav, mis teised arvavad selle kohta jällegi? Lähme vaatame, mis teised lapsed arvavad. Jalkatrenn saalis magamistuba meeldib mulle väga. Miks? Sest seal on üksteise peal voodid. Väikeste rühmas ja õues käia. Lemmikkoht on õues, mänguplatsil, kus saab turnida ja mängida ja kus saab hästi palju olla sõpradega koos. Mulle kõige rohkem meeldib väikeste rühm. Vaata, kui lahe see on. Aga minu asi on lahedam. Tead sa, et uhku saab upakile või? Ei tea. No vot, näed, see on üks vanasõna. Mis sa arvad, kas lasteaeda saab mõne vanasõnaga kirjeldada või? Jaa. Hei, mina valisin oma vanasõnaks, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Ehk siis tegelikult meie lasteaias on ka ju nii, et kõik, kes kuskil midagi uut omandavad, jagavad seda teistega, nii et me õpime tegelikult väga palju. Mina iseloomustaksin meie lasteaeda vanasõnaga, et väikesed allikad teevad suured jõed, sest kõik koos me suudamegi asju teha rohkem ja paremini. Mina valisin araabia vanasõna. Majas, kus pole lapsi, pole ka valgust. Ja selle just sellepärast, et praegusel hetkel, kui meie majast mööda jalutad, siis see ongi siuke kõle ja tühi ja pime ja see vanasõna sobis nagu siin praegusesse konteksti kõige paremini, et kui meil on lapsed, siis meil on rõõmu ja valgust. Ma leidsin ühe vanasõna, mis minu jaoks iseloomustab võsukese lasteaeda. On siis see, et mida rohkem aega, seda parem töö. Et meie majas on ka nii, et ega me ei pea hoidma 100% kinni oma päevaplaanist. Et me pigem arvestame laste soove ja vajadusi, mis neil siis selleks päevaks on. Julge hundirind on rasvane. Miks? Sellepärast, et meie maja julgeb teha väga palju huvitavaid otsuseid, vastu võtta uusi väljakutseid, mis on andnud meile tohutu kogemuse ja uusi teadmisi siis erinevatest valdkondadest. Esimesena tuleb meelde, ega töö jänes pole, mis eest ära jookseb. Aga tihti on meil nagu see täitsa vastupidises suunas, et meil on suisa 2 jänest ja need jookseb täiesti erinevates suunades. Et kogu aeg on tempo peal ja on vaja kohe kiiresti ära teha kõik asjad. Aga õnneks kehtib meile ka vanasõna tark ei torma ja üsna palju on vabadust, et teha oma asju täpselt sellises tempos, nagu sulle tundub, et see on sinu jaoks ja sinu rühma jaoks õige lahendus.
mina valisin sellise vanasõna nagu iga jalg teeb ise jälgi. Ja mulle meeldib see väga sellepärast, et meie majas on koos palju väikeseid ja suuri inimesi ja igaüht aktsepteeritakse sellisena, nagu nad on. Et kõik erinevaid vaateid, mõtteid, jälgi võetakse suure rikkusena. Lastel lubatakse olla ja kasvada võimalikult loomulikult neid natukene suunates. Kogu toetust ja julgustamist on tunda igapäevaselt nii suurtes kui väikestes võsudes. Väike võsu, oled tubli, väike võsu. Kuule Birgit, aga räägi mulle, mis on sinu lemmikhetk see aasta lasteaias? Mängidega sõprida. Mängidega Kõige lahedam asi, mis mulle meelde jäi selle aja jooksul praegu, on see, kui jaanuarikuuses mänguasjad ära kadusid ja tekkisid rühmadesse hunnikute viisi kaste ja pappi ja paberit, siis selline korralagedus oli hetkeks äge. Hetk, mis mulle väga sellest aastast meelde jäi või mis mulle nagu väga meeldis, oli meie Võsukese 5. sünnipäeva kontsertaktus, mis tõi endaga alguses kaasa väga palju sellist siginat ja saginat ja pingeid, aga lõpptulemus oli minu meelest imetlusväärne ja sellest väga suur tänu meie kultuuritoimkonnale ja lastele, kes selle asja võimalikuks tegid. Minule jaoks on olnud vahva ja erakordne iga päev lasteaias. Need erilised kohtumised hommikul, need põnevad mõtted, mida koos uurida, avastada. Seiklus iga päev. Aga esimesena meenub mulle võimlemishommik, kus saali tuli kokku terve maja ja kõik vihtusid üheskoos tantsu lüüa ja võimelda. Ja see on väga tore algus toredale päevale. Kuulge, aga mis teie lemmik lasteaia toit on? Makaronid! Okei, aga huvitav, mis teistel on? Te seda ei tea või? Lähme vaatame. Lemmiktoit. Lemmiktoit on ikka see, mis on lõkke peal tehtud. Ehk minu lemmik on lõkke peal tehtud läätsesupp ja loomulikult pannkoogid. Et siin ma arvan iga lapsega ühte meelt, et pannkooke võiks süüa hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Soonasest on mu lemmiktoit kalapasta. Nii lasteaiast kui üleüldse. Ja magusast maitseb mulle mannavaht, sest see on üks väheseid magustoite, mida ma üldse süüa saan. Ja ma arvan, et Võsukese meeskond on täpselt selline nagu minu ümber siin need puud. Väga-väga erilised, väga huvitavad ja alati kokku hoidvad. Et igaüks, kes majja tuleb, tunnetab seda oma käe, oma keha, oma kõikide meeltega, tajub seda. Aga mis oleks näiteks mõni raamatutegelane, mõnes selles raamatus, mida te lasteaias loete, siis mis tegelane sa oleksid? Nüüd jah,
Pips-pips-pips. minu lemmikraamat on Pippi Pikksukk ja ma arvan, et ma ise tegelaste kujuna kõige rohkem sarnanengi Pipiga, sest ma usun, et ma arvan ühtemoodi Pipiga, et iga päev peab olema põnev, seiklusi täis ja ei ole lahendamatuid olukordi ega asju, ehk alati leiab lahenduse ja seiklus käib alati minuga kaasas. Kui mina oleksin lasteraamatu kangelane, siis kes mina oleks? Tõenäoliselt ma oleksin Annika. Pippi Pikksukk algudest oleksin Annika. Tahaksin olla Pippi Pikksukk või röövikutar Ronja või ükskõik mis printsess, aga olgem aus, ma olen pigem Annika. No meie lasteaed on igal juhul lastepärane, lõbus, seiklustik.